Juhan Kolk ja Ott Kolk, olete monotüüp 15 EM-i parimad eestlased 4. kohaga. Mis tunne on? Tunne on ülev, eestlastest parim ja esikolmiku koht oli ju käega katsutav alati, aga kahjuks ei realiseerinud seda kahjuks ära, jah. Roolimees, mis olid need kõige ägedamad kohad ja kõige nagu trikikamad kohad? No kõige ägedam oli kohe esimeses sõidus 2. koht. Tundus siuke paljulubav kõik, aga noh, tehnikasport ei ole midagi. Olen rahul selle 4. ka, pole midagi. Et mis siin oleks võinud, mis jäi mingi koht kripeldama, et mida oleks võinud, kus märgist oleks võinud midagi lõigata? No esimese päeva viimase sõidu ümberkäimine, midagi ei ole teha. Sinna võib-olla jäi ka päris palju. Küll see kelk võis ka paigast ära minna tänu sellele paugule, aga peab rahul olema, sellega mis on. Ja senised teie kõige paremad tulemused on mis värvi? Ikka kullakarva aastast 2016 Euroopa meistrivõistluste esikoht Rootsis, Hudiksvallis. Ja no täna võib öelda, et on sarnased olud, aga ikkagi vahetasime masti ja see on nagu WRC rallis rehvi valik, et kuidas, millega rajale lähed ja tehnikareeglid ütlevad ka, et kui palju ja mida varustust sa ühel võistlusel kasutada tohid ja lihtsalt esikolmikul võib-olla oli tänavu rohkem õnne ja õigeid valikuid kui meile, aga 4. koht on väga hea. Aga ega 7-kordsele Euroopa meistrile ei ole ka häbi alla jääda? Ei, absoluutselt. Austus ja palju õnne talle. Kindlasti, kõigile palju õnne ja väga äge nädal on olnud. Palju juhul. Aitäh!